No nii, lõpuks siis võtt ja keegi otsas ka. Mina olen juba teile tuttava Rabajärve ääres. Üleeile käisime naisega siin, aga järv näitas oma iseloomu ja kala ei andnud. Vaatame, kuidas täna on. Selle koha miinuseks muidugi on alati see, et praktiliselt alati on siin tuul. Kui mitte pidevalt, siis niimoodi hiiliti käib. Aga päris tuuletut ilma siin näeb väga harva. Koht iseenesest ilus. Koha nimi jääb endiselt saladuseks. Aga vaatame, mis seekord on. Kerge laine on peal, see võib-olla meelitab ahvenat paremini. Tuul on alati teiselt poolt siit vastu, nii et visata saab keeruline olema, aga üritame. Okei, panen oma ussid põhjaõnged püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Hakkame püüdma. No nii, suure tõenäosusega siit täna midagi ei tule. Ikka mega kõva tuul on siin täna. Täpselt vastu. Korgi toob suht kiiresti kaldasse. Vaatame, kas põhjaõngega läheb kuidagi paremini. No nii, lõpuks siis võtt ja keegi otsas ka. Ilus ahven. Ma ei tea, kas mul nüüd kaamera on sees või ei ole, aga ja see vist on selle järve uus rekord. Oppadii. Aga mega tuul on täna. Nii, selline päts siis. Kaalume ära ka selle. Aga tundub, et vesi on hästi soe, ahven on kohe katsudes soe. Täpselt 530 grammi, korralik päts. Nii, aga see läheb praegu sumpa ja vaatame siis edasi, kas püüame veel või aitab tänaseks küll. Tuul on ikka nii kõva, et pole siin vist midagi suurt teha. Olgu, katsetame edasi. Paistab, et korgiõng on ka kuskile kaldasse juba tormanud selle pusserdamisega. Püüame edasi. No nii, tundub, et meil on uus kala põhjaõnga otsas. Meil läks minema ikka alles ja olemas. Ja korralik jälle. Opsti. Siin on täna kohe korralikud pätsid, peab ütlema. Nii, teine täna siis. Selline poiss. Kaalume ära ka. Jälle mõnusalt soe. See on 390. Vaat sellised. Nii, see läheb ka sumpa. See vist sai nüüd natuke rohkem haiget, aga ilus kala ikka. Täna saab siis pannirooga. Okei, läheb sumpa ja püüame edasi.
Nonii, hakkan tänaseks lõpetama. 5 tundi püüki, 4 võttu, 2 resultatiivset, 1 500 grammine ahven, teine üle 300 natukene. Ja selle järve kohta päris hea tulemus. Siin kui 10 korda käid ja 2 korral kala näed, siis on hästi. Segavaks faktoriks oli täna kõva tuul. Võta siis kinni, kas see on ahvenapüügiks siin hea või halb. Aga mõlemad kalad tulid põhjaõngega ja käsiõnge ja ussi ei puutunud keegi. Seega suure tõenäosusega oli ahven täna tuulega põhjas rohkem. Vot sellised lood siis. Aga nüüd ei teagi, kuhu järgmine kord lähen. Kas nädalavahetusel kodukanti oma põhikohti uurima, kuidas seal olukord on, või siis tulen siia või lähen kuskile mujale hoopis. Aga sulle suur tänu vaatamast. Kui sa veel kanalit tellinud ei ole, siis oleks tore, kui seda teeksid. Pane pöial üles või pöial alla, aga tule ikka tagasi ja näeme järgmine kord. Tšau!